No tere jälle siis, alustame uut osa, seekord garaažist. Täna tuleb see eestlane Husqvarnaga, vahetame tal siduri ära lõpuks. Esimene kord tuli vale sidur või noh, vist sai kogemata tellitud, kuigi ühes kohas näitas, et see sidur sobib sellele, reaalsuses ei sobi. Ja nüüd on mul eile öösel, kui me sealt küla pealt tagasi jõudsime rootslase juurest, siis ma panin veel siduri kettad ka siia, need lamellkettad panin liigunema. Loomulikult kõik on õli täis, sest kott on tühjaks lekkinud. Aga noh, mis sa teed? Vähelt on nad siin ikkagi õli sees liiguneda saanud, lamellkettad ja siin on siis need separaatorkettad, need metallist. Et need on olemas, sellega saab alustada ja siis on kuskil ka ju ref sellele. Siin on refipoiss, mille me sellele külge paneme. Pirelli Scorpion STR vist oli, Rally STR. See läheb külge. Ja Husqvarnal on ka siselohv. Ja siselohv on ka olemas siin. Et saab siis täna ära proovida, kuidas refi tööd käivad. Aga ennem alustame sellest. Teeme selle lõpuks lahti, mis on juba kaua oodanud oma aega. Peaks teist pidi keerama, siis on õiget pidi ikkagi. Paneme selle kokku, vaatame, mis huvitav asi siit välja tuleb. Sest et ma pean sellele ka refi maha võtma ja korda tegema. Vaatama, miks ta töss on. Vot, aga ega rohkem midagi olegi. Alustame sellest. No eile jah, jõudsime... Mis kellaks me läksime sinna? Kell 2 hakkasime settima umbes päeval või midagi sellist. Ja ega ei ongi, sai seal ikka korraliku roa tegi meile või siuke mitmekäigulise eelroog, siis pearoog ja siis 2 magustoitu ka veel juurde. Et siuke huvitav. Ta oli muffineid ka teinud, mis olid siis Carolina Reaperiga natukene kokku möksitatud, et ta tegi erinevad need segud ja siis ütles, et nüüd igaüks valib siit 3 astet oli, üks oli ühes pool midagi, üks oli keskmine, üks oli see kõige teravam, kõik võtsid suvaliselt. Ja mina sain keskmise, Birgitil vedas, tema ei saanud üldse midagi ja see rootslane ise tõmbas kõige teravama. No neid oli hästi palju seal, et ta ise ei teadnud milline. See keskmine oli juba päris rits. Aga jah, ega ei olnudki. Mingi 11-12 vist oli meid päris pikalt ikka. Mängisime seal veel mingit lauamängu ja jah, saigi esimest korda põhimõtteliselt siin niimoodi kellegi juures sotsialiseeruda. Kuigi me oleme siin selle ameeriklasega ka käinud, kes on siin kõrvalkülas. Aga nüüd sai natuke pikem õhtu tehtud. Et jah, päris huvitav oli. Aga, mis me jaurame? Hakkame tööle. Sest varsti tuleb Husqvarna siia, siis võiks vähemalt selle tööriista kokku panna. Et ma natuke võib-olla guugeldan ka, kuidas see vahetus üldse käib sellega. Peaks suht kerge olema, midagi hullu pole. Et videosid asju on nii, et tapab. Isegi neil kodulehel, ma arvan, on kohe video suht kindlalt olemas. Et vaatame, hakkame kokku laduma. No nii, täna on juba teisipäev, et siin sai... Päris pikalt läks selle Husqvarna refi vahetusega, ma arvan äkki meil vaatasime 3 tundi vist kokku, et ikka korralikult. Ei saanud teda peale, igavene jamamine oli, igatahes lõpuks sai. Siselohvi jaoks ka mul talki polnud või beebipuudrit, nii et läks ta kuivalt sinna sisse, ta liikus õnneks isegi paika ära, et ventiil jäi sirgelt, ta jäänud kuidagi nurga alla lõpuks, aga noh, vaatame, kuidas õhku peab. Siin ta eile kirjutas mulle esmaspäeval, et vaatas, siis oli ööga 0,4 barri välja läinud, nii et ei tea, suht palju oli nagu. Aga või noh, siin me panime täis, ma ei tea ju, kui täpselt mul näitab see manomeeter, mis siin on, see mingi odav manomeeter, suvaline poe oma. Nüüd ta pani uuesti 2 barri enda sellega sisse ja paari päeva pärast vaatab siis uuesti, kas on vaja äkki ikkagi uut siselohvi. Teeme teist korda siis sama tööd. Teine kord ma olen targem, kui ref tuleb. Ütleme, et see on uus ref. Kui tuleb uus ref, siis läheb puhur sisse kohe
kütame kuumaks ja teeme pehmeks ära, siis ongi palju kergem sellega majandada. Ja lõpus oli see teema, et me ei saanudki ühte kohta, ei löönud seda, ma ei tea, kus eesti keeles see on, aga seda piidi ei löönud tagasi, siis seda rehvi seda ei löönud keske või äärde tagasi. 4,5 barri julgesime sisse lasta, ega rohkem ei julgenud. Ja ei saanud, et siis oligi, kreemitasime ja lasime õhupuhuriga, kuuma puhuriga soojaks. Et siis lõpuks sai peale, et järgmine kord hästi soojaks rehv, siis on korras. Aga siin on mul CBR, teeme CBR-il ka siis seda sama lahedat tööd. Et ma juba vaatasin, ennem kui ma maha võtsin, siis ventiil lekib, siit läheb siis õhk välja ja põhimõtteliselt võtan maha. Tegelikult ei pea täiesti maha võtma, et saab uue ventiili panna. Ma loodan, mul on, ega ma ei kontrollinud. Võiks olla kuskil. Ja siis teeme ära. Äkki sellega läheb paremini. Äkki see on natuke pehmema küljega rehv. See on ju siuke natuke rohkem siuke off-roadi rehv, et äkki see peab olema tugevam kivide vastu külje pealt ka. Ja äkki need on paremad. Ma ei tea, ma ei ole rehvi mees, et vaatame. Teeme selle ära, võtame maha, paneme uue ventiili, otsime enne ventiili. Ja siis on hea, midagi keerulist sellega ei ole teha. Põhimõtteliselt mul on õhk sees rehvil, aga niimoodi surub siit selle maha. Ja siis igaüks saab ise vaadata, mis ma näitan. Rabo Kondal on õpetusi küll ja veel. Et jah, ja siis viskame uuesti äkki tasakaalu, proovime ka, vaatame, kas on tasakaalus. Rohkem ei olegi. Siin on asjad. Siia ma panen vist kummiseibid vahele, kerge mäng oli taga sellel taga kettal siis, või noh, kui maas või selle, kui peal küljes on, siis saab käega edasi-tagasi veits liigutada, et paneme äkki mõned samamoodi, nagu panime X-teele need kummi nii-öelda seibid vahele, ribad lõikan vahele. Vot, aga rohkem juttu pole. Teen selle ära, paneme uue ventiili. No siin selle teise ratta või selle Honda ratas tuli Niile poolt maha, et ma ei kujuta ette lihtsalt. Põhimõtteliselt see sõitis ise maha, see on nii pehme ja nii mõnus oli teha. Aga nagu ikka, mul ei ole ventiili. Ma ei tea, kas mul kunagi on olnud või ei ole, pigem siis ei ole. Nii et ma kirjutan siin automotopoodi, mis meil kõrval külas on. Nad on suletud praegu, kell 3 nad avavad. Et jah, ma kirjutan ära, äkki neil on koha peal olemas, siis ma saan pärast tuua ühe endale ja pean tellima siis endale mingi komplekti neid. Aga jah, ega rohkem ei olegi. Kell on siin 3:02 kohe lastele järgi lasteaeda. Ja siis ega siis ei olegi midagi rohkem, siis ma teen teisi töid. Sest et täna jõudis ka Yamahale see numbri tuleb valgusti või numbri tuleb plastik ja ketikaitse, originaalketikaitse, et need saame siia külge panna, saab selle ratta peaaegu täielikult kokku, sinna õli vaja vahetada, aga ma ei taha seda siin seest tööle panna kohe. Et vaatab, ma teen siin selle eest ära, siis teen õuest, toon sisse mingi hetk TT80, panen selle kokku, seal on veel ühte peeglit pole ja need vasakpoolsed nupud on vaja kinni panna, need ei püsi seal, need lihtsalt liiguvad seal, ma pean vaatama, kuidas, ennem olid need teibiga, oli teip alla pandud, et ta rohkem siis hoiaks vastu. Aga vaatab, äkki saab mingi parem lahenduse välja mõelda. Seal ei ole neid nagasid ka, mis lähevad augu sisse kuskile ja fikseerivad end ise õigesse kohta ära. Et jah, midagi on teha vähemalt. Ja see velg on ka, teeme velje ka natuke puhtamaks, siin ei ole seda puhastatud ammu, ma ainult sõitnud. Ja õõrume natukene seda mustust siit seestpoolt veljel ära, siis on ideaalne. Mis siin siis vahepeal toimunud on? Ma ei uurinud automotopoest, kas seal ventiile on, sest ma tellisin ise. Terve komplekti neid, 120 tükki äkki on seal, sest et nagunii on mul siin neid vaja ja mõtetu maksta, ma arvan, et mingi, ma ei tea, palju ta küsib neil eest. Ma ei oska öelda, igatahes
mul on mõttekam nagunii kõik tellida, või suur komplekt, sest et neid on vaja. Siis, ega ma rohkem sellega praegu ei tegelenudki, tellisin ära ja ongi rahu majas. Ja hakkasin TT-ga tegelema jälle uuesti, sest siin on ikka mingid elektriteemad. Põhimõtteliselt ma tegin siit uued pistikud selle tagatulele, sest see ei töödanud normaalselt. Vahepeal piduri tuli tööle ei hakanud, siin oli halb ühendus, sest et ühendused olid nii halvasti tehtud. Siis üks suunatuli jälle, lamp ei töödanud, siis tegin sellele uue ühenduse, sest et ma ei tea, uuel suunatulel mingi, ei hoidnud, oli nagu halb ühendus sellel kontaktil siis või mis pistikul nii-öelda. Sain need siin kõik uuesti üle tehtud, siis ei ole siin nagu normaalset massi. Mul käis terve nina laiali, aga paak käis maha jälle, kõik ühendused puhastasin ära, lasin elektroonikaspreid, nina käis maas jälle, siin kõik pingutasin need vanaaegsed need klempistikud üle siis, mitte klemm, vaid mis üksteise sisse sõidavad, siuksed, need pingutasin natuke peale, puhastasin ära, elektroonikaspreid täis ja kokku tagasi. Siia sai mingi suvaline kruvi pandud, sest siin polnud üldse enam, siin on kõik suunatule pistik on, või see suunatule pesa on ära oksuteerunud, kus pirn käib ja sai tööl õnneks, puhastasin jälle elektroonikaspreid täis ja töötab. See töötab okeilt ja mis veel? Kukkusin pikali. Aga rohkem midagi väga ei olegi. Sai siin paar korda tööle pandud, vaadatud, sest kui pidurit vajutada, siis hakkad ka kergelt suunatuled taga vilkuma või taga tuli. Nüüd tegelikult sai juba päris heaks. Selle ennem oli niimoodi, et suunatuli on sees, vajutan pidurit, hakkab suunatuli ja taga tuli korraga vilkuma. Et praegu on sellega nagu juba päris hea. Et vaatab, mis siin saab. Praegu aku laeb. Pärast vaatame edasi, aga jah, töö käib. Ma ei viitsi rohkem teha, kell on juba, mis kell on? Kell on 7:30. Et jah, ootame veel natuke, kui aku laeb ja siis kõik tänaseks. No nii, teeme siit, siis ma näen välja nagu mingi kodutu siin valguses. Igades ma tulin, vihma sajab täna, päev otsa on sadanud, mõtlesin, et tulen teen kontrolli siin katusel ka. Ennem tegin maja taga renni puhtaks, sest natuke käisin all garaažis, vaatasin väga palju vett sealt ei tule, et läbi garaaži tuleb see renni vesi, mis katuselt tuleb, siis läheb läbi selle garaaži ja läheb kanalisatsiooni põhimõtteliselt sinna kokku siis. Et sealt väga ei tulnud, läksin vaatasin, lehti oli täis, selle peale oleks võinud tegelikult juba varem mõelda. Aga pole hullu midagi üle ei aja selles mõttes, et nüüd see järgne või terve nädal siin põhimõtteliselt sajab, täna on 3. päev ja terveks nädalaks näitab vihma. Nii et jah, täna on juba sadanud, tulin siia ülesse ka, teen ühe tiiruga, siis käin kohe ära, vaatan katust ka, kuidas lekib, kuidas ei leki, kas lekib. Ja hetkel vaatasin kiiruga üle, ei leki, aga jah, vaatame siis, näitan teile ka, kui siin üldse midagi näha, ma ei kujuta ette. Nii, siin on põhimõtteliselt, on kõik, see seal ei ole, see ongi siuke tumedam laik, see ei ole seal leke seal seina küljes. Et hetkel tundub kõik kuivalevad. Need torud, mis siin on, need on ammu välja võetud, need enam ühendus ei ole. Väike karbik on ikka sinna toru olla jäänud. Aga muidu tundub, et kõik seal tundub kuivalevad. Et siin, seal on auk sees. Siin osal katusel ma käisin ka siin nüüd teisel pool. Et siin oli ennem lekkis siia vist sisse minu meelest või kuskil oli varem, aga praegu tundub siin kõik nagu puhas ja kuiv olevat, mis on hea. Ilmselgelt suurt kuskilt sisse tilkumist ma igades ei näe siin. Et praegu on hea. Ehk siis see on hea, nüüd ma lähen välja tagasi sealt. Ja ongi korras. Aga jah, siin on hea. Siin on ilusad juhtmed veetud ja kõik siuksed asjad. Need ei ole minu tehtud. Need on varasemalt siin. Aga jah, kuiv. Ma lähen nüüd alla, viin lambi ära ja korras.
no ja nüüd on näha ka, et ja siin tuleb, tegelikult oli väljas oli see toruga lahti tulnud, mis seal ääres on, eks koerad on seal võib-olla äärest käinud ja siis alumine ots oli lahti tulnud. Aga ega sealt ei tulnud midagi erilist, lehed sai eest, nüüd jookseme normaalselt sinna. Täna on ju kolmapäev, nagu ma ütlesin, täna pidi jõudma need ventiilid, aga neid ei jõudnud, sest meid polnud kodus see aeg ja kuller ei viinud neid siia kioskis ka. Ehk põhimõtteliselt mingi 1 miljon erinevat kullerit töötab siis Amazonil ja nagu ma aru nüüd sain, et ei ole ainult Koreos ei ole, seal on kõik need GLS-id, MRV-d, Seurid, siis nüüd on BAA, CK nagu Paak on üks esimest korda, see pole kunagi toonud. Tavaliselt nad viivad kas kioskisse sinna, mis on, kus saab alati kätte asju, aga nad vist ei viinud siis, sest pole mingit teadet tulnud. Nii et vaatab, millal toovad, homme meid ka põhimõtteliselt terve päev kodus pole. Et ma ei tea, aga mis sa teed? Siukene elu ja peab asju ootama. Vähelt tulevad enamusti kõik pakid ikka koju ära või siis kioskisse, ega rohkem kuskil viia polegi või korjaosse. Vot, aga ega midagi. Täna on tegus päev olnud, Birgit on tööd teinud palju ja jah, ega rohkem ei olegi. Nüüd on aeg tuppa minna ja ma ei tea, chillida niisama, sest mul ei ole midagi teha siin. No tööd on teha, aga ma ei viitsi enam õhtul teha. Et sai siin vähemalt üks tähtis asi tehtud, jälle katuse all käidud, vaadatud, kuidas seal seis on hea, ei leki endiselt. Et jah, kunagi nagunii peab uue katuse panema või midagigi tegema seal, ma arvan, kui seal, samas, mis meid paneb seda, kui praegu ei leki ja korras, siis on hea vahepeal kive vahetada. Aga see on kõik tuleviku teema. Vot, davai, praegu on korras, sain näidata korra katust. No nii, mis see viimane asi oli, mis ma tegin? Käisin katusel või? Katuse laajal või katusel ja nüüd ma olen garaažis laupäev juba kätte jõudnud nagu naksti. Põhimõtteliselt ma sain eile kätte siis ventiilid alles, kuna põhimõtteliselt jõudsid nad järgmine päev, kui ma tellisin need, aga meid ei olnud kodus. Ma vist rääkisin juba seda ja siis reedel ka meid kodus polnud ja siis eile ütlesimegi, et viska, või ma ütlesin Birgit, et las ta viskab sinna naabrite hoovi selle. Ja sai kätte siis, kuna nad on nagu nii lihtsalt mingi kilepakendi sees, siis on täiesti suva. Et ma teadsin, et ventiilid tulevad. Et pole vahet, kuhu need pannakse, et vihma käes nendega ei juhtu midagi nagunii. Siis, ega rohkem ma ei olegi mitte midagi teinud. Kiired päevad on lihtsalt olnud, Birgitil on terved päevad koristused olnud ja siis ma olen siin lastega olnud või siis kui lapsi pole, nad on koolis, siis ma olen teda oodanud lihtsalt, sest et me oleme kaugel olnud, ma ei sõida koju siis kaugelt, mingi 40 mindi kauguselt. Ja ka rohkem ei olegi, külmaks on siin läinud, siin on mul garaažis praegu on 10,7 kraadi ainult, on siuke sügisilm, õues on 6 kraadi, et midagi erilist pole, järgmiseks nädalaks küll lubab sinna 18 kraadi jälle, aga praegu natukene külma ka vahepeal meile. Mäed on olnud lund täis. Praegu mäge ei näe, osad mäed juba eile vaatasime, kui koju sõitsime, on kerge lumekiht peal juba. Siit mäest üles sõites ka, kus Birgit on mitte koristamas, pildistavas käinud ühte siukest majutuskohta. Seal oli lumi maas, täna oli plaan sinna minna, aga vist enam praegu hetkel ei ole, et lapsed saaksid natuke lumega mängida, aga praegu seda vist pole, nagu ma aru sain, et täna jäi see ära. Täna ma olen garaažis. Täna ma proovin teha siis CBR-i, või ei proovi, selle ma panen kokku ära, selle saab siit eest ära, siis natukene, siis TT kokku täielikult. Siin on tegelikult juba täielikult koos peeglid asjad küljes, siin sai veel viimased asjad tehtud. Loodetavasti nüüd kõik töötab. Elektriga on natukene veel siin teemat. Ma vaatan, ma mõtlen seda. Mitte midagi hullu. Ja siis ajaks selle maha, paneks õuest tööle, laseb natuke soojamaks. Vahetame õli ära ja siis on see ka valmis ju. Siis on põhimõtteliselt järgmine nädal ülevaatusele. Et hakkab looma, saab need 3 rattast lahti, kõigi 3 tahaks järgmine nädal ära käia ülevaatusel ja kliendile kätte anda ja siis
siis vaatame edasi. Praegu mul uut tööd ei ole, praegu ma ei otsi ka uut tööd natuke aega, et vaatab, natukene mingid plaanid on, et kuidas nendega läheb ja jah, et korraks ma ei ole siin reklaaminud end ka mõnda aega, et jah, Rieiu on ka vaja ära teha, sellele on vist olemas mul jupid, ma ei ole viitsinud järgi minna veel, aga ma teen praegu need ära ja siis vaatame edasi. Ma panen täna soojendus sisse. Vaatame, kuidas see siis meil siin kütab, kui palju tossu ajab ja natuke soojamaks ka ruumi, siis on mõnusam teha. Võt, aga läksime siis. No ja tundub, et läkski tööle. Ma kartsin, et siin hakkab kõvasti tossu tulema, aga tundub, et ei hakka. No, jumala head sooja õhku tuleb siit välja, kuskilt ei tossa. Nii et vaatame, kas läheb soojaks ka tuba, soojamaks. Siin juba vaikselt õhku tuleb sooja. Ja vaatame. Siin on 12.33, kell tegelikult on 12.03. Võiks vaadata, palju kraadi saab. See näitab seal 10,8. Et vaatame, las ta töötab siin, teeb toa soojaks, mõnusaks. 15 kraadi ma ei tea, kas tuleb, aga noh, sutsukene ikka, paar kraadi ikka juurde viskab. Aga ma hakkan siis tööle, ma teen keha soojaks siin. Hakkan väänlama selle rehviga seal ja siis on korras, teeme tööd. Ennem kui tööle hakkan, siis tuli see meelde, et Husqvarna ka, millal sai siin rehv vahetatud, sellele ta ütles ka, et nüüd tal on mingi päris mitu päeva rõhk sees olnud, see, mis ta endal pani. Ja eile vaatas õhtul, reede õhtul, siis oli 0,05 barri langenud, nii et tundub, et nüüd on korras. Külm ilm oli ka, nii et äkki siis lõi mingi voldi või midagi välja veel rehvis või seal, ma ei kujuta ette. Midagi, miks ta esimene kord nii vähe oli pärast esimest tööd, võib-olla mu manomeeter valetab vist. Igades praegu on korras, ei ole rohkem langenud, nii et sellega on hea. Seda ma vist ei rääkinud, see on tal vana, siia sai õhk sisse lastud, see oli juba järgmiseks päevaks päris tühjaks voolanud või jooksnud. Ei leidnud ka üles, kus see lekib ventiil, nagu lasime seda seebi vett peale, aga ei tundnud, et lekib. See jooksis tal suht ruttu tühjaks ja noh, ega siin juba väga palju enam järgi pole, nii et sellega korras, Husqvarnas korras ja ei sõida, sest et külm on. Aga ma teen tööd, rohkem euramist ei ole. Kell on järsku 16.45 saanud, 3:05 juba, 12.03 vaatasin, palju siin sooja on ja no, nüüd on 12,6, aga mul on uks lahti olnud siin mitu tundi ja mul ei tööta see. Mitu tundi ei ole uks lahti olnud, aga mõnda aega on lahti olnud ja mul ei tööta ka puhur enam. Sest et aku sai tühjaks. Ma siin ei olnud seda väga palju laadinud, praegu aku laeb ka siin ja ütleme nii, et tunniga sai mingi kraadi juurde, aga siis ta hoidis, no siis ta vaikselt tõusis sinna 12 juurde ja oligi mingi 12 pluss kraadi. Ma mingi aeg võtsin maha ka, et ta täisvõimsusele puhuks ja siis tiksus niisama siin. Aga läks soojaks, sain liigutada, siis oli hea mõnus. Mis ma tegin siin? Honda on koos, siin sai ratas alla ja kõik asjad tehtud, siin veel korra lammutasin eespoolt ka, et vaadata, kas kõik on hästi. Aga jah, sellega on korras nüüd. Siis siin ei ole rohkem midagi. Hakkasin seda tegema. Lasin õli välja, lasin ta algul soojaks natuke, lasin õli välja. Siin on ülirõve süsteem ikka. Algul, nüüd ma panin põhjakaitse ka tagasi. Siit lased välja õli. Siit lased välja. Ma mõtlesin, et kui ma siit juba välja lasen, siis siit on tühi. Siit viskas rämedalt, mul ujus kõik siin lihtsalt. Räiga uputus oli. Ja nüüd on ilus puhas. Siis see sai tehtud, õli välja puhastatud ja nii rõve koht, kus sisse ka lasta, siit kohast on vaja sisse panna seda õli. Et väga ebameeldiv koht, aga sees on imelik täitmine ka, algul 1,9 liitrit, siis paned tööle, 5-6 korda lased gaasiga mängida ja siis paned ülejäänud 0,7 liitrit, siis paned käima, lased soojaks käia mõned minutid, siis suretad välja, siis kontrollid õlitaset, siis õlitase on korras, siis
teed siit õhutusnipli lahti, selle ma panin siia uue tihendi ka juba, aga selle teed lahti ja kergelt ja siis vaatad, paned tööle ja lased tal töötada ja vaatad, kas siit hakkab õli välja tulema või mitte. Kui hakkab, siis on korras, kui ei hakka, siis no siis on halvasti, aga hakkas õli välja tulema korras ja rohkem jällegi. Nüüd paneme kokku ta ära, ratas on vist valmis, võiks olla. Jah, nii ongi. Et mis siin rohkem ikka? Taha panin juba, ennem polnud siin kätekaitsmeid või kätte neid hoidjaid, need panin külge. Üks sai juba varasemalt ära kermestatud, kumbki ülemine või alumine, siis see oli pekki keeratud, siis sai see külge, plastik külge. Nüüd on küljeplastikud ja, või noh, teise poole küljeplastik, iste ja mustad plastikud ja ongi koos. Põhimõtteliselt siis on nii hea, et ma ei oska midagi rohkem öelda. Põhimõtteliselt, jah, taga tuli sai siin külge pandud, see on kinni nüüd siin. Siia ma panin ikkagi kahepoolse teibi ka alla natukene, sest et oleks kindlam ja see hoiab nüüd tugevalt. Ma ei tea, kas ma näitasin, siin on all see olemas, ketikaitse on olemas, need on olemas. Homme ongi siis see plaan, see läheb siit eest ära, ajab selle, kui ilus ilm on, ajab need välja, paneb tööle, vaatab, kuidas nad töötavad, tuled, asjad, kõik vaatab väljas veel kord üle. Selle ajab välja, vaatab üle, paneb tööle, korra võib-olla sõidab mäest alla kõigiga, vaatab, kuidas nad sõidavad. Loodame, et ilm lubab ja siis ma pakin asjad ära, siin on igast amordid asjad, mis talle läheb kaasa, rattad, mis tal lähevad kaasa ja jah, siis on hea. Siis, kui need valmis saavad. Äkki ma võtan siit mootorilt nookurid, pistan sellele ja paneme selle tööle äkki. Noh, vaatame, kui see jõuab. Aga aitab küll tänaseks. Panen XT kokku ära siin ja siis on korras. Siis ma olen mingi aeg tuppa teen video ära. Loodetavasti seekord saab pühapäeval video. Ja siis ongi hea. Võt, aga nii on. Ja rohkem mul mingit tähtsat juttu pole. Vist. Ei ole. Davai. Tšau siis.